täna on hea teema, täna tundub, et läheb nagu väga täkkesse see teema. Ehk siis rahu on täna ja peale selle kirjakoha, mis enne esile toodi, on mul veel üks hea kirjakoht. Mul on see siia välja toodud, see on Johannese 14:27. Jätkame Johannese evangeeliumis 14 peatükk 27 salm, mis ütleb: rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile, mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ja ärgu mingu araks. Jeesus ütles, oma rahu ma jätan teile. See tähendab, ta ei võta rahu endaga kaasa, ta ei võtnud rahu endaga kaasa ja ta ei võta oma rahu ära, sest meil on siin maa peal seda rahu vaja. Seda sama rahu, mis oli Jeesusega koos tema siin maapealses elus ja tema teenistuse ajal. Et see sama rahu on nüüd meile antud ja meile jäetud. Kui Jeesus sündis siia ja inglid tulid rõõmusõnumit teavitama, siis esimene asi, mida nad ütlesid, oli see, et rahu olgu maa peal. Et Jeesuse tulekuga siis esimene asi, mida teada anti, oli see, et tegelikult meil on siin rahu vaja ja seda rahu sooviti, et rahu olgu siin maa peal. Sest inimesel, meil maa peal on rahu vaja ja inimese elus on rahu vaja. Ja Jumal tahab, et meil oleks rahu, sest ta jättis oma rahu meile. Selle sama rahu, milles Jeesus elas oma igapäevases elus ja teenistuse ajal. Jeesus suhtles lähedalt ühe perekonnaga, Marta, Maaria ja Latsarusega. Kord teises linnas olles tuli neile sõnum, et Latsarus on haigeks jäänud. Aga Jeesus jäi veel sinna paariks päevaks ja kui jüngrid küsisid, kas nad ei peaks tagasi kiirustama, siis Jeesus vastas oma vaimusta teades ja ütles, et Latsarus on surnud. Aga see olek, mitte see haigus, et Latsarus haige on, ei too au Jumalale, vaid see, mis sellest kõigest välja tuli, see pidi tooma au Jumalale. Ehk see tulemus. Jeesust ei kannustanud see kriis või hädaolukord, see ei muutnud tema käitumist, vaid tema oli juhitud rahust, mis oli tema sees. Et isegi kui ta vaatas või see olukord oli, see oli temale tegelikult lähedane isik, Latsarus. Ja sellise inimese surm, see olukord, kui mõelda, ei pannud Jeesus teistmoodi käituma. Ta ei muutunud või ei läinud paanikasse, ei muutunud kuidagi, ei läinud segadusse ja ta ei lasknud sellel kriisil ega hirmul ennast valitseda ega enda käitumist suunata ega mõjutada. Isegi selles olukorras, kus oli tunne, et kõik on läbi, mitte midagi pole enam teha. Ka see olukord ei muutnud tema käitumist, tema lähtus rahust, mis oli tema sees. Ta ei lubanud mitte mingil muul olekul valitseda. Ta lubas ainult rahul valitseda ja mõjutada. Kui me anname sõnale koha oma elus, siis juhtub meiega samamoodi. Meis on rahu. Ja need asjad, mis võib-olla varem on alarmeerinud meid, häirinud, ei saa seda enam teha sel määral, nagu nad on seda teinud. See on juhul, kui me paneme Jumala sõna esikohale ja anname koha sellele sõnale enda elus. Need inimesed, kui meie uuendame enda meeli,
see tähendab, ma panen sõna enda sisse. See tähendab, et minus kasvab rahu. Aga need inimesed, kes on minu ümber, on need minu lähedased, nii nagu Jeesuse puhul jüngrid tegelikult küsisid, kas me ei peaks kiirustama tagasi. Nende reaktsioon oli see, ehk see teatud hädajuhtum oleks või pani neid tegutsema. Ja sama juhtub meie ümber inimestega, kes ei muuda enda meelt, ei uuenda enda meeli, ehk nende reaktsioon on teissugune kui meie oma, kui me uuendame enda meeli. Ehk meie lähtume rahust mingisuguses kriisiolukorras ja teistele inimestele ei pruugi see meeldida. Sellepärast, et tihti mõeldakse, et kui sa oled hädaolukorras hirmul ja mures, siis sa hoolid. Tegelikult see ei ole nii. Kui jüngrid läksid paati koos Jeesusega, et minna teisele poole seda järve ja korraga tõusis torm, siis osad jüngritest vähemalt, näiteks Peetrus oli seal kalamehed, ma ei tea, palju seal neid jüngreid tegelikult oli, vähemalt osad olid kalamehed ja nad teadsid, kuidas käituda siis, kui tuleb torm. Sest nad olid valmistatud selleks, nad olid kokku puutunud sellega. Ja järelikult nad tegid kõik endast oleneva, et seda paati stabiliseerida ja hoida seda vee peal. Ja Jeesus magas. Temas oli rahu. Aga kuidas jüngrid reageerisid sellele, kui torm tuli? Peetrus nägi, olles kalamees, et siiski see olukord on justkui võimatu talle, sest paat täitub veega. Ja mida ta tegi, ta äratas Jeesuse üles ja küsis tegelikult süüdistavalt. Kas sa ei hooli, et me hukkume? Ta oli võtnud vastu selle vale mõtte, mis olukord talle andis, me hukkume. Kuigi Jeesus oli enne öelnud, me lähme üle. Aga Jeesus oli juhitud rahust, mitte sellest olukorrast. Ja ta ei olnud mures, nii nagu tema ei olnud mures, nii nagu jüngrid olid mures, sest rahu tema sees ei olnud pelgalt tunne, vaid rahu oli jõud ja vägi tema sees. Ja see rahu on suurem jõud kui surmajõud. Rahul on võimsam vägi kui mis tahes olukorral meie ümber või mis meie vastu tuleb. Ka see olukord, mis neil oli, mis tõotas justkui hävitada neid, siis tegelikult see rahu, mis Jeesuses oli ja see sama rahu, mille ta nüüd meile on jätnud, sellel rahul on suurem vägi kui mis tahes olukorral. See tähendab ka, et kui meie kasvame sõnas ja sõna tundmises, siis kasvab meis see sama rahu. Ja tegelikult nende jüngritega on see huvitav lugu, et nad olid Jeesuse juures. Nad kuulsid tegelikult seda õpetust ju, on ju nii? Nad tegelikult nägid imetegusid ka, mida Jeesus tegi. Aga mis juhtus siis, kui vesi tõusis ja torm tuli? Mis juhtus? Kuidagi oli sõna kadunud. Mis näitab, et kas nad siis tegelikult praktiseerisid seda, mida Jeesus õpetas. Kas nad praktiseerisid seda rahu? Jeesus on meile andnud selle rahu, aga meie peame praktiseerima seda. Me peame harjutama seda. Me ei saa osavaks milleski, mitte milleski enne, kui me ei harjuta seda. Rahu kuulub meile, aga meie ülesanne on harjutada. Tervis kuulub meile, aga meie ülesanne on seda harjutada ja praktiseerida. Jõukus kuulub meile, aga meie ülesanne on seda harjutada täpselt samamoodi. Ja mis tähendab siis see harjutada või mida see tähendab siis, et ma harjutan rahu? Mis ma teen? See tähendab seda, et ükskõik mis mõte mulle pähe tuleb, mis ei vii mind rahusse, selle ma lükkan tagasi.
või mis on selle rahu vastu. Ma seisan vastu sellele igale mõttele, mis viib mind rahust välja. Igale mõttele, igale üksikule mõttele. Sest kui ma ei seisa vastu, ma ei kontrolli enda mõtteid, siis võib minu pähe tulla mõtted, mis kurat paneb mingid kahtluse või muremõtted. Ja siis ma võin välja jõuda kuskile oma mõtteelus, kuhu ma ei taha jõuda. Ehk mingisuguses vaevas, mingisuguses kriisis, kui ma ei kontrolli igat mõtet. Ehk ma pööran tähelepanu igale mõttele ja seisan vastu sellele mõttele, mis ei tooda rahu, mis ei vii mind rahusse. Sest tegelikult rahu on ju meis. Kõik on meis endas olemas, kui me oleme uuesti sündinud. Ja me ei peaks ootama ka seda, et tuleks mingisugune suur mõte enne, kui ma sellele vastu seisan. Et ma hoian oma rahu igas olukorras, isegi kui see on väike asi, mis seda tahab röövida. Et igas olukorras. Jeesuse rahuvägi oli suurem kui see olukord, kus nemad olid, mis neid ähvardas. Samamoodi on meie südames ja meie sees, sest rahu on vaimuvili. On see rahu on suurem kui mis tahes olukord, mis meid ähvardab. Aga me peame kasutama seda rahu. Ja me ei peaks kasutama seda ainult siis, kui on väga ränk olukord juba silme ees, sest tegelikult on õige kasutada, õppida kasutama rahu nendes olukordades, igapäevaolukordades, mis on kerged. Täpselt samamoodi harjutada oma tervise kaitsmist siis, kui sul on kerged sümptomid. Seda on õppida lihtsam siis ja kasvatada enda usku. Enne kui tulevad mingid suured löögid. Ja mis just harjutada rahu nende väikeste asjadega, enne kui suured probleemid tulevad. Aga oluline on siin, kuidas Jeesus käitus. Kui Jeesus oli juhitud rahust, siis ta ise ei lasknud mõjutada ennast teiste hirmul või teiste kriisil ega sellel, mis teiste meeli valdas ja vaevas. Ta ei lasknud sellel ennast mõjutada. See on üks oluline oskus tänapäeval meil samamoodi. Et kui kellelgi vaevab, mis iganes mõte siin peas ja tema käitumine on paanitsev, et me oskaksime kaitsta seda rahu, mis meile on antud. Sest Jumal juhib meid ka rahu kaudu, aga mitte selle rahu kaudu, mis meil mõistuses on, vaid see rahu on meie vaimus, meie südames. Kurat võib tulla, panna kahtlusi meile pähe ehk mõistusesse. Me peame juhinduma sellest rahust, mis me sees on. Ma võtan selle sama Johannese 14:27, aga ma tahan laiendatud tõlget lugeda, mis annab veelgi laiema pildi sellest kirjakohast. Ta ütleb niimoodi: rahu ma jätan teile, oma enda rahu ma nüüd annan ja pärandan teile. See on meile pärandatud. Mina ei anna nii, nagu maailm annab. Ärge laske oma südametel olla mures. Ärge laske neil tunda hirmu. Ära luba endal olla ärevil ega häiritud. Ja ära luba endal olla kartlik, heidutatud, hirmutatud ja arg ja rahutu. Kas meil on see rahu olemas? On küll, sest Jeesus jättis selle meile. Mis siis, kui ma ei tunne seda? See ei loe, mis me tunneme. Oluline on see, et meil on see rahu antud ja tegelikult see on iga uuesti sündinud kristlase sees.
Aga ta ütleb sellist olulist asja, et ärge laske oma südametel olla mures, ärge laske neil tunda hirmu. Ehk kuidas oma rahu kaitsta ja lasta sellel domineerida, see ongi see, kuidas ma lasen, kuidas ma kaitsen seda rahu. See on minu teha, ära hakka muretsema, ära hakka kartma. Miks? Sest see tõmbab välja meid rahust. Ja see on meie teha. Ta ütleb, ära hakka muretsema, heida kogu oma mure tema peale. Nüüd ütleb veel, ära hakka kartma. Tema ei ole andnud meile arguse vaimu, vaid väe, armastuse ja mõistliku meele vaimu. See on meie teha, ära muretse ja ära karda. See on see, kuidas me kaitseme rahu enda sees. Mure, vaev ei saa meie südamesse ise tulla, kui me sisse ei lase. Kurat ei saa ka maad võtta, kui me ise ei anna talle. Kui mure tuleb, siis ei tohi seda sisse lasta, sellele tuleb vastu seista, see tuleb ka Jumala peale anda. Ja lihtsalt see tõttu, et mure tuleb või koputab, me ei pea teda vastu võtma. Me ei tohi seda ust lahti teha. Lihtsalt see tõttu, et ta tuleb. Või ei loe ka seda, kui kaua ma just kui mures olen olnud, ma saan selle ukse kinni panna ja heita Jumala peale selle mure. Et see ei tähenda, et rong on läinud, et ma olen hirmus kaua nüüd valesti mõelnud või muretsenud. Et ma saan teha teise otsuse nüüd. Et ma enam ei muretse. Ma ei luba hirmul tulla enda sisse, ma ei luba nendel mõtetel tulla, need ei ole minu mõtted, ma seisan neile vastu, ma ei võta neid vastu. See ongi see, et kuidas me saame ennast murevabad hoida, me uuendame oma meeli, me hoiame ennast kooskõlas Jumala sõnaga. Me elame kooskõlas Jumala sõnaga, paneme praktikasse seda, mida me oleme kuulnud, mida me oleme lugenud, mida me oleme õppinud. Sest ainult läbi selle, et me paneme oma elus praktikasse, me tegelikult uuendame oma meeli. Ainult see, et ma kuulan midagi, see ei ole meelte uuendamine. Ainult siis, kui ma olen seda oma elus praktikasse pannud ja seda elan, siis on mu meel uuendatud selles valdkonnas alles. Et see on niisugune pikk protsess, elukestev protsess. Laul 119, 165, ma loen King Jamesis, ütleb, laul 119 ja salm 165 sealt. Suur rahu on neil, kes armastavad sinu seadust. Suur rahu on neil, kes armastavad sinu seadust ja miski ei saa neid komistama panna. Meil võib olla natukene rahu või suur rahu hulk. Aga kellel on see rahu ja kuidas saada rahu? Rahu saab, kui me armastame Jumala sõna. Kes armastavad sinu seadust. Ja kui me seda teeme, siis mitte miski ei saa meid komistama panna. Jeesus ütles, kes armastab mind, see peab mu käske. Ehk armastame tema sõna. Ja seega, kui me armastame tema sõna, siis me ka teeme tema sõna kohaselt. Kui me oleme sõna tegijad, siis me järelikult mõtleme sõna kohaselt. Siis me räägime sõna kohaselt. Me käitume, me teeme seda. Sest siis me näeme, et see on oluline meile. Vale mõtlemine on see, mis paneb meid komistama. Õige mõtlemine ja mõtlemine kooskõlas Jumala sõnaga hoiab meid rahus ja hoiab meid õigel teel. Kui me hoiame kinni Jumala sõnast ja kasvame tema tundmises, siis me püsime rahus ja rahu kasvab. See on see, kuidas me saame ka oma rahu kasvatada enda vaimus. Ja Jumala rahu
seesama võimas rahu ongi meie vaimus. Aga kui me lubame valitseda sellel rahul, mis on meie vaimus, siis ta hakkab valitsema ka meie meelt, meie mõtteid. Kurat toimetab meie meeltes ja see on üks põhjus, miks ta tahab meid hoida hinge tasandil, mõtete tasandil, et ta saaks meid rünnata. Ja tema eesmärk on röövida ära usku meie vaimust. Aga meie peame hoidma teda vaimu tasandil, ehk sõna tasandil, usu tasandil. Jumal on pannud meie ette alati valikud. Ta on pannud elu ja surma. Ta on pannud õnnistuse ja needuse. Ja ta annab meile ka õige vastuse. Vali elu, vali õnnistus. Ehk tegelikult meil on alati valik ka siis, kui me satume mingisugusesse raskusesse, kus meil on valida, kas me valime nüüd rahu või hirmu. See on meie valik. Jeesus on andnud meile rahu, aga me peame valima selle. See on meie valik, kas ma lähtun nüüd hirmust, ma lasen hirmul valitseda või lasen ma rahul valitseda. Et meil on alati midagi teha. Asjad ei kuku ise sülle. Et kui ma räägin tervisest, ma olen terve, aga ma pean kaitsma seda. Minus on rahu, vaimuvili kasvab, aga ma pean toitma seda. Eelmine kord rääkisime, et on vaja õiget dieeti nendele mõtetele, õigetele mõtetele. Samamoodi rahuga. Mis oli rahuröövel? Muretsemine ja see, et ma lasen hirmu enda sisse. See röövib. Mure ja hirm, kahtlus, need on röövlid. Me ei tohi need enda sisse lasta. Peame ukse kinni panema. Sest tegelikult vabadus hirmust kuulub meile terve meie eluaeg. Jumal on näinud ette meile hirmuvaba elu. See on tema tahe. Ja see on põhjus, miks ta andis rahu. Meil on vaja seda rahu siin. Ja Jeesus loovutas oma rahu, selle rahu, millega ta siin maa peal käis. Ja iga kord, kui hirm tuleb, kui ta tahab tulla, siis me vastame Jumala sõnaga ja kasutame enda meelevalda. Meil on meelevald hirmu vastu, hirm on vaim, aga Jumal ei ole andnud meile arguse vaimu, vaid väevaimu, armastuse vaimu, mõistliku meele vaimu. Hirmu mõtteid ei saa ära mõelda enda peast. Eelmine kord vaatasime ka seda, et kui ma hakkan neid mõtteid peast ära noppima, siis võib juhtuda see, et mida rohkem ma neid torgin, seda rohkem nad lagunevad ja paljunevad. See on see, kui me üritame ära mõelda neid hirmu mõtteid. Eesmärk on see, et ma vastan Jumala sõnaga. Sest meie abi ei ole ju mitte meie meeltes ega mõistuses, vaid kus on me abi. Meie abi on meie vaimus, meie südames. Seal on Jumala sõna. Ja seal on mis veel on meie vaimus? Usk. Usk on meil vaimus. Just. Ja Jumala sõnaga me vastame siis hirmu mõtetele ja meie vaim on see, mis tegelikult peaks valitsema, aga mõnikord juhtub, et hakkab keegi teine valitsema. See on meie hing, meie emotsioonid. Aga Jumal ei ole teinud hinge meie valitsejaks, vaid meie teenijaks. Hing on meil tegelikult meie teenija, meie teenistuses. Nii et me ei tohiks lubada enda ellu mitte raasugi hirmu. Aga kuidas hirmu ära tunda? Mõnikord on hirm natukene maskeerunud. Aga me ei tohiks tunda hirmu mitte millegi ees. Miks? Sest Jumal ei ole andnud meile arguse vaimu. Me ei tohiks tunda hirmu mitte ühegi haiguse ees, vaesuse ees, kaotuse ees. Sest hirm avab uksed valedele asjadele, valedele olukordadele. Hirm avab ukse sellele, mida hirm soovitab, ehk mida me kardame. Hirm avaldub mure, depressiooni, ärevuse ja paanika näol. See, kuidas hirm avaldub,
Aga igasuguse hirmu peame meie välja ajama, olgu see isegi nii väike kui tahes. Me ei lase kasvada hirmul suureks. Näiteks ma toon ühe loo siia. Ja see näitab, miks on oluline ära tunda hirmu tegelikult. See inimene oli tööpostil, kollektiivis. Ja ta kuulis pealt, kuidas üks inimene ütles, et ta läheb koju, ta tunneb ennast kehvasti. Vist hakkab haigeks jääma. Ja see inimene mõtles, et kui tema jääb haigeks, siis ma võin ka haigeks jääda. Ja mida see inimene tegema hakkas? Ta hakkas sõitlema haigust. Ta sidus haiguse. Ta seisis vastu haigusele. Järgmine päev ta oli haige. Miks ta oli haige? Ta ju käitus väga vaimulikult. Ta võttis ju meelevalla haiguse üle. Aga miks ta haigeks jäi? Just. Tegelikult oleks pidanud vastu seisma selle taga olnud hirmule, sest mitte haigus ei olnud see, mis teda hetkel ründas, vaid hirm. Hirm haiguse ees. Ta kartis jääda haigeks ja selle tõttu, et ta ei tegelenud mitte hirmuga, ta tegi koostööd hoopis hirmuga. Ja mõnikord võibki olla see, et me teeme justkui midagi väga vaimulikku. Aga tegelikult, kui me lähtume hirmust, siis me avame hirmule ukse. Me palvetame ja räägime Jumalaga, aga tegelikult me ei ava mitte Jumalale ust, kui me lähtume hirmust. Seega tema oleks pidanud seisma vastu hirmule, hirmu mõttele, öeldes, et see ei ole minu mõte, ma ei võta seda vastu, mitte sellele haigusele, vaid hirmule, et ma käisin sellel hirmul kaduda. Nii et väliselt me käitume justkui vaimselt, aga kui selle aluseks on hirm, siis see ei ole usutegu. Et siis me pakume hoopis hirmule ust, avatud ust. Ja kurat tunneb ära hirmusõnad ja hirm on see, mis paneb tema tegutsema. Hirmusõnad on need, mis paneb kuradi tegutsema. Jumala paneb tegutsema. Mis asjad? Ususõnad, just. Et me võime palvetada ja võttes aluseks hirmu ja avada tegelikult hirmule ja sellele ukse, mida hirm soovitab. Seetõttu ma ütlesingi, et hirm on mõnikord natukene nagu peidetud, sest iga kord ei pruugi me ära tunda, et selle taga on hirm. Sest hirm on ka see asi, et ta hirm paneb meid justkui rääkima millegi vastu, aga usk paneb meid rääkima millegi poolt. Näiteks, hirm paneb meid palvetama mingi haiguse vastu, aga usus me räägime ususõnu tervise poolt, Jumala väe poolt, see, et Jumal on vägev. Hirm võib soovitada väga erinevaid asju. Ta võib tuua ka esile ühe konkreetse haiguse, mul on siin üks juhtum, teine juhtum, kus siis inimesed, kui näiteks hirm soovitab mingit haigust, no meil oli see koroonaperiood, mis oli heaks testiks tegelikult, et see sama periood võis olla see, et me hakkame palvetama siis selle haiguse vastu, et ma seda ei saaks. Aga see ei ole usupalve. Et me võime palvetada, aga selles ei ole usku, selles on hirm tegelikult. Et kui hirm midagi soovitab ja toob esile midagi, mõnikord on see seotud sellega, et minu vanematel on see haigus olnud. Siin ühiskonnas on näiteks mingi haigus, koroonaperioodil oli koroona, ja nüüd ma hakkan palvetama mingi haiguse vastu, et ma seda ei saaks, aga see on hirmust kantud. Ja selle ei ole usuga küll midagi seotud, sest et miks peaks tooma esile ühe konkreetse haiguse just, kui seda mõelda. Siin on üks teine juhtum, kus ühel inimesel diagnoositi vähk. Tegelikult anti talle väga vähe elulootust, aga
aga tänu Jumalale ta seljatas selle olukorra ja veel 40 aastat hiljem elas. Aga ta küsis, siis ta ei saa aru, kust ta selle vähi sai. 10 aastat ma palvetasin, et ma vähki ei saaks. See ongi vastus. Miks ta sai selle? Sest kui ta hakkas palvetama, et ta vähki ei saaks, polnud tal mitte ühtegi sümptomit, mitte midagi. Aga hirm soovitas, tõi esile ühe haiguse, mitte mingi muu, näiteks diabeedi, mitte mingi muu haiguse. Ta tõi vähi esile. Inimene hakkas palvetama, 10 aastat palvetas, et ma ei saaks vähki. Ja see oli siis põhjus, sest avas selle kaudu, selle hirmu kaudu avas ta ukse sellele, mida hirm soovitas. Et see ongi see, miks ma ütlesin, mõnikord on hirm natukene salakaval, ta on nagu maskeerunud. Sest et me võime tunduda, et me teeme midagi hästi vaimulikku, et ma palvetan, et ma ei saaks seda, ma ei saaks seda, ma ei saaks seda. Aga kui selle taga on hirm, siis see ei ole usuga seotud. Seetõttu meil on vaja võtta meelevald hirmu üle ja see minema kihutada. Ja see, et me palvetame, ei tähenda alati, et me automaatselt ususõnu räägime. Et too naine ka tegelikult ei rääkinud ususõnu, ta pigem oli hirm ja kahtlus see, mis ta välja rääkis. Millest sa oled huvitatud? Sellele sa annad oma aega. Ma võiksin keerata selle lausega teistpidi. Millele me oma aega anname, näitab ära, millest me oleme huvitatud. Mõnikord inimesed mõtlevad, miks Jumalal võtab mingi vastuse andmine nii kaua aega. Jumalal ei võta see aega. Tema saaks selle sõrme nipsuga anda, eks ju. Aga palju aega kulub meil, et meie oma mõtlemise viiks kooskõlla Jumala sõnaga, et Jumal saaks oma sõna ellu rakendada. See on see, kus see aeg kulub. Meie meelte uuendamisele kulub see aeg, et me oleksime koostöös Jumalaga ja tema sõnaga. Jumal annab meile rohkem aega, et ennast kooskõlla viia ja et koostööd teha tema sõnaga. Sest meil on vaja võtta Jumala mõtted ja panna enda pähe. Et see võtab aega, et see meie südamesse need Jumala sõnad saaksid graveeritud. Mitte lihtsalt kuuldud, vaid graveeritud. Ehk läbi mediteerimise me graveerisime neid enda südamesse. Kõike, millega Jumal meid on õnnistanud, seda tahab kurat ära röövida. Seetõttu ongi öeldud, et me peame hoidma kinni Jumala sõnast. Me peame hoidma kinni oma tervisest, me peame hoidma kinni jõukusest ja rahust, mis on meile antud. Sest sa oled terve, sa oled uus loodu, sa oled jõukas, sinu sees on rahu. See on õige mõtlemine. Mis on vale mõtlemine? Jõuame selle juurde. Tegelikult kurat tahab panna meid valesti mõtlema, ehk ta tahab panna meid mõtlema, et ma pean saama tervise, ma pean saama jõukuse, ma pean saama rahu. Uuesti sündinuna me oleme sündinud tervisesse, jõukusesse ja rahusse. Me ei pea neid asju saama. Need on, me oleme sinna sisse sündinud. Me peame kaitsma neid ja panema praktikasse ehk rakendama. Ja mis ma ütlen? Elukogemus on näidanud, et harjuta. Sellepärast, et nii nagu oli näha Peetruse ja nende jüngrite puhul, kui ei ole olnud praktikat pisikeste asjadega, kui ei ole harjutanud tervise kaitsmist siis, kui nohu ründab või peavalu ründab, siis need muud asjad, kui me arvame, et kui tuleb midagi suurt,
tuleb katastroof, röövib rahu, tuleb väga ränk diagnoos, mis röövib rahu või tahab tervist ära röövida. Ja kui me siis mõtleme, et vot siis ma rakendan, praegu mul ei ole vaja, siis tegelikult on näha, et me ei pruugi osata seda teha. Nii nagu Peetrus läks paanikasse ja hakkas süüdistama Jeesust. Sa ei hooli. Samamoodi võib meiega juhtuda, kui me ei harjuta seda igapäevases elus, kaitsma enda rahu pisikeste asjadega, kaitsma oma tervist siis, kui on kerged sümptomid. Kaitsta oma jõukust siis, kui pankrot ei ähvarda. Jumal istub taevas ja naerab. Ta naerab kuradi strateegiaid ja vahendeid ja plaane ja kavatsusi. Miks ta naerab? Sest ta teab, et need ei lähe tal korda. Tegelikult ütleb Hiobi 5.22 samamoodi, et sa võid naerda mida? Hävingut ja nälga. See on see põhjus, et kui me kohtame vastuseisu, siis me naerame. Mitte seetõttu, et see olukord on naljakas või seetõttu, et ma selles olukorras, kui minul on vastuseis, ma tahan naerda. Ei taha naerda. Mul ei ole mitte mingit tunnet, et ma tahaks naerda. Aga see on koht, kus Jumal ütleb, et naera, sest sa naerad hävingut ja nälga. Sel ajal sa naerad, sest rõõm issandas on me tugevus. Ja me naerame seetõttu, et me teame midagi. Me teamegi seda, et meile kuulub juba praegu tervis, õnnistus, jõukus, mitte me ei pea kunagi saama. Siin on üks lugu sellest, kuidas Kenneth Hagini üks lugu, kuidas kurat tuleb valetama, kuidas ta tahab varastada ja kuidas ta räägib, ta võib rääkida, et vaata seekord sa terveks ei saa, vaat seekord sa oma arveid ära ei maksa, vaat seekord sulle ei õnnestu. Tema lugu oli see, kuidas tema ju sai põhimõtteliselt ju suri voodist, ta sai terveks. Tal oli parandamatu südamehaigus, aga ühel paari öö jooksul ta koges neid ränkasid sümptomeid. Ja siis ühel ööl ta tõusis ja lihtsalt hakkas naerma. Samamoodi ha. Nii inspireerivalt ta olevatki naernud. Ha alguses. Ta nii 10 minutit olevat istunud ja naernud lihtsalt. Siis kurat olevat tulnud ja küsinud, et mille üle sa naerad? Ta ütles, et sinu üle naeran. Miks sa mind naerad? Sest sa ütlesid, et ma ei saa terveks enam. Just nii ma ütlesingi, ütles kurat. Seekord sa enam terveks ei saa. Ja Kenneth Hagin hakkas uuesti naerma. Ta sai natuke naerda, kurat küsis uuesti, et mille üle sa naerad? Ta vastas, et ma juba ütlesin, ma naeran sinu üle. Miks sa minu üle naerad? Sest sa just ütlesid, et seekord ma terveks ei saa. Aga ma ei taotlegi seda, et ma saaksin terveks. Ma olen juba terve. Nii et võta oma sümptomid ja kao minema. Ja kurat korjas oma sümptomid ja kadus minema ja sümptomid kadusid sel hetkel, sest tal ei olnud mitte midagi öelda. Kurat tahtis meelitada teda valesse mõtlemisse ja mis oli vale mõtlemine sel hetkel? Ma pean saama terveks. Aga me ei pea saama, me oleme. Me oleme terved, sest me oleme terved Kristuses. Kristus on teinud meid terveks juba ja ma olen jõukas juba, mitte ühel päeval ei pea saama. Ma pean lihtsalt oma meeled uuendama ja viima kooskõlla Jumala sõnaga selles vallas. Nii et me peame kaitsma enda mõistlikku meelt. Ükskõik, mis me ümber toimub, ükskõik, mis maailmas toimub, ükskõik, mis kellegi elus toimub, et me ei laseks oma rahu röövida ja hirmul valitseda seetõttu, et kellegi elus midagi toimub. Mure on lihtsalt miski, mis tahab röövida meie mõistlikku meelt ja sekkuda sellesse. Aga meie heidame oma mured Jumala peale ja kaitseme oma rahu. Mõnikord võib tulla see mõte inimestele, et nad ei julge rääkida kõike välja, sest äkki kurat kuuleb, et mõtle, ta kuuleb, et äkki siis ta saab nagu ideid. Aga see on ka hirmu mõte.
ma pean vastu seisma igasugusele hirmule, ma pean ära tundma hirmu mõtte, et ma saaksin sellele vastu seista. Ma ei tohi lasta endale hirmu pähe ega südamesse. Ma ei tee koostööd hirmuga. Ja oluline on ka see, et enne, kui me saame sulgeda ukse haigusele, nii nagu see esimene näide oli, see naine seisis vastu haigusele, kuigi oleks pidanud hirmule vastu seisma. Et enne, kui me seisame vastu haigusele või suleme haigusele ukse, me paneme ukse kinni murele, kahtlusele, hirmule. Sest mure on avatud uks hirmule. Kui meie sees on mure või hirm või kahtlus ja me saame tagasi oma tervise, me seisame vastu, me saame tagasi, siis kui meil see uks lahti jääb, siis kurat tuleb selle sama hirmu kaudu ja röövib uuesti meie tervise, mis tegelikult meile kuulub. Et seetõttu on vaja hirmu ja mure uks enne sulgeda, sest need on vargad, need tulevad varastama. Nii et enne tegeleme hirmu ja murega ja siis saame panna ka selle haigusukse kinni, et minema kihutada. Meil on meelevald. Me peame ära tundma selle hirmu mõtte esmalt. Ja ma toon uuesti välja siin lõpetuseks selle imeliselt mõnusa kirjakoha Johannese 14:27. Rahu ma jätan teile. Oma enda rahu, ütles Jeesus, oma enda rahu ma nüüd annan ja pärandan teile. Mina ei anna nii, nagu maailm annab. Ärge laske, see on meie ülesanne. Nüüd on meie osa. Jeesuse osa oli see, et ta andis oma rahu ja meie ülesanne on. Ärge laske oma südametel olla mures. Ärge laske neil tunda hirmu. Ära luba endal olla ärevil ega häiritud. Ja ära luba endal olla kartlik, heidutatud, hirmutatud ja arg ja rahutu.